no tere! Mul oli lõik just kerge 30 sekka. Aga kuhu me tulnud oleme? Me oleme jälle Soomes. Ja täna on kolmapäev. Ja laupäeval on mul maailmameistrivõistlused poolpikal triatlonil tahtis. Aga me just natuke aega tagasi jõudsime mu vanaema juurde. Me veedame tänase öö ja homse öö siin. Ja siis liigume 9 ööks Lahtisse. Aga homme tuleb ka Lahtisse sõita, et stardi number välja võtta ja muid toimetusi teha. Ja siis seal on veel briefing, kus peab kindlalt kohal olema. Ja siis jõuame õhtul hilja tagasi. Aga täna, nüüd pärast laevasõitu, on mul 40 minutit jooksu väikeste lõigukestega ja siis saab süüa ja puhata. Naudime! Ironman 70,3 maailmameistrivõistlused, siit ma tulen! Noh, see on sinu number või? Ciao! Tiim on kohal. Three passion in the house! No nii, Kristo, mis me teeme? Me lähme ujuma. Ja teate mis või? Kunagi, kui ma startisin ja Nete ka startis, aga tema ei finišeerinud, siis startisime koos siit niimoodi. Siin oli muidu lahti poolpika start ja nüüd on see start viidud hoopis teise kohta, aga me peame nüüd kiirelt ujuma minema, sest et mingi rõve pilv tuleb peale ja ma arvan, et sealt tuleb korralik vihm. Tead, kes pani su story ülesse praegu või? No, Mis sa arvad? Sam Laidlaw või? Pani su story ülesse praegu. Fangirling!
Nonii, ujumine tehtud. Siuke enam-vähem kilomeeter. Kerget suplust. Ja vaadake, kui ilus vesi on. Nagu ikka, tuleb väike pilv peale. Midagi ilusat siin ei ole. Aga ikka korraks. Aga ikka ei, nagu lahti ilm ikka. Lähed sinna kaugemale, laine on üle pea. Siin alguses ei ole midagi. See on võib-olla kerget lainet on näha. Sa ei saa midagi aru, et siin lainetas. Ja, et on hästi... Jõuad sinna kuskile keset järve. Täitsa pekkis. Ma ei näinud Kristot vahepeal laineta tagant. Tere hommikust! Täna on reede, mis tähendab ainult üht, et üks päev on jäänud maailmameistrivõistluste stardini. No, juba kerib närv edasi. Tegelikult juba siin siuke nädal aega on kerinud närve, nii et. Aga magasin täna hästi. Hommikune pulss oli ka madal. Ehk siis hetkel tundub, et kõik on hästi. Nii ma teen hommikujooksu ja siis tuleb hommikusöök. Aga jah, tänane plaan ongi selline, et jooksutrenn. Siuke 5 kiltse oma mõnusal rajal siin. Ja väga ilus on meil hulludu on. Siuke äge on joosta. Pärast hommikusööki on lihtsalt puhkus, jalad seinale. Ja kuskil kell 2 liigume siis oma ööbimispaika ja õhtul viime siis mu asjad vahetusaladesse. No nii, aeg pakkida, sest et täna me liigume vanaema juurest ära siis võistluspaika ööbima, mis on siis kuskil 1 kilomeeter sealt esimesest vahetusalast. Ja nüüd ma olengi siia laotanud kõik oma võistluseks enam-vähem vajaliku asja voodi peale. Vaatan kõik korralikult üle, et kõik oleks olemas. Ja ma näitan teile ka siis, mida ma söön, mis mul kaasas on raja peal. Et saate ka aimu siis minu võistlusest. Nii, hetkel on siin ujumisasjadest ainult ujumisprillid, ujumismüts ja vaselin, sest kalipso mul eilsest veel kuivab. Siis on siin muidugi minu imeilus Momo triatloni kombe ja seekord võistlen Hokarina hoidjatega. Nii, rattarajale ainult kingad ja kiiver ja loomulikult toit. Ehk siis aeropudelisse läheb 6 keeli, otakeeli, sest need on head vedalad. Lisaks läheb sinna veel tilgake vett ka, et oleks parem juua. Siis on mul siin, kohe näitan. Nii, siis on kaasas soolakapslid ja igaks juhuks ka söödablett. Ja siis Decathlonist saadud batoonid, mis mulle väga hästi sobivad, lihtsasti avatavad. Üks on marmelaadiga, siis on siin martsipani staffi ja üks selline halvaalaadne ka. Nii, jooksuasjad. Siin on nüüd kott, mis kuhu läheb kõige rohkem asju sisse. Ehk siis
esiteks kindlasti lähevad jalga sokid, ülihead sokid. Soovitan soojalt, nendega on ülihea joosta. Siis on tossud, jooksen Hoka roketitega, müts, siis muidugi sokid ja tossud teen kokku beebipuudriga, et läheks kergemini jalga. Siis on olemas prillid, müts, numbri peab panema alles jooksurajale, nii et see läheb ka jooksukotti, rattarajal ei ole numbrit vaja. Siis joogipudel, igaks juhuks enda joogiga. Ilmselt panen vett sinna, aga veel ei ole otsustanud. Ja keelid. Maurteni keele, see on siis jooksurajal. On 2 tavalist ja 2 kofeiiniga. Ja siin on ka mul soolakapslid ja söödablett. Nii, sai vist kõik. Jaa. Muidugi oleksin unustanud. Aerosäärised ka, mida olen nüüd viimasel ajal kasutanud Turus. Võistlesin ka Kristo sääristega, aga nüüd on mul enda omad. Kes see tuleb? Midagi sa jutustasid siin. Midagi ma jutustasin. Näitasin neile oma staffi. Muidugi ma joogi värk läheb kõik võistluspäeva hommikul, et neid ma ei näidanud praegu. Aga üldiselt läheb ja siia läheb siis spordijook sisse ja siia lähevad keelid. Aga oled valmis? Peab olema. Et võistlusrajale rohkem jooki rattarajal ei lähegi kui ainult see, sest et rattarajal saab haarata pudeleid ja täita seda lenksu pealset pudelit. Vist sai kõik, tuleb nüüd kottidesse panna ja autot pakkima hakata. Nii toimus üks vahetus juba. Proovisime siin külmast või nii nagu ta on olnud siin öösel meil. Ja see lihtsalt on võimatu ammustada seda. See oleks nagu see Snickersi teema sul. Üks aasta Tallinna Ironmanil ma ammustasin Snickersiga endal lõualuu paigast niimoodi, et ma ei saanud terve rattaraja vältel enam ühtegi tahket toitu süüa ja pidin ainult keelide peal tegema kogu võistluse ja see ei lõppenud väga hästi. Et nüüd ma üritan seda võimalikult vältida ja me iga kord teeme Kristoga nalja ka muidugi selle kohta, et paneme Snickersi kaasa või. Et siin on, kuna ratas läheb ööseks vahetusalasse, siis tegelikult toiduasjad ma ei tea, ma tavaliselt panen ikkagi eelmine õhtu juba sinna ära, et las nad olla seal, et neid ma enam ei transpordi. Seega ööseks, kui ta sinna jääb, siis ööd on meil siin mingi ma ei tea, 12 kraadi või, et see batoon on väga kõva juba isegi praegu siin toatemperatuuril olles. Et siis Kristo andis mulle ühe varu batooni, sest et mul olid varuks võetud ainult need alvaad, mida ma kaasa ei võta, et väga tubli. Aga jah, siis läheb ikkagi nii, et ei ole mingeid uusi katsetusi ja kõvasid asju, et rattal kleepsud peal. Kevin ütles, et see ei tohi laperdada taga, siis võtsime kuulda ja panime nüüd siin võistlusel niimoodi siia. Kristo kunstiteos, seni kuni ma asju pakkisin. Ja teine, et ei saa midagi öelda, panime teisele poole ka. See on juba homme. Siis kui tahad, et kõik läheks nii hästi kui võimalik. Siia me tuleme siis ratastega sisse, otsime oma koha ja paneme oma ratta ära. Ja siin ootavad meid jooksukotid. Nii, sealt tagant nurgast saame ratastega sisse ja jookseme. Sinna on teine ruum ja kolmandas ruumis on alles minu räkk. Ja siit saab välja.
Ja siis, kui Kristo siin nüüd lõpetab selle vaatamise, siis me lähme T1 minu rattaasju viima, ratast ja kiivrit ja otsustasime, et seda pudelit me ikkagi peale ei jäta. Ja põhjus on väga lihtne, sest et vahetusalades on inimestel ette tulnud vargusi. Nii et igaks juhuks ei jäta seda pudelit peale, seda saab hommikul ilusti tuua. Ja sealt tuleb meie Tree Passion tähegai. Wup, wup, wup. Nii, sain oma ratta pandud 1864. Mega palju rattaid on. Ja hästi tihedalt koos ka. Aga saab hakkama. Me siis tuleme ujumast välja. Siit ma ühe korra olen juba välja tulnud. Siis jooksid sinnapoole. Aga nüüd seekord. Jooksime pikalt sinna suunas. Mega pikk vahetusala. Ja ma arvan, et aeg tuleb ka päris korralik. Pakun 4 minutit. Tuleb vist kiired jalad leida ja kiirelt teha. Lihtsalt loodan, et Kalipso tuleb ilusti sellest ära arvestades seda, kui pikk jooksmine siin on. Et võib seda natuke raskemaks teha. Aga nüüd me lähme otsime pitsat. Saime oma pitsad. Wow. Kristol on mingi kebabipitsa. Minul on bolognese. Ja nüüd ei ole muud kui jalad lebosse ja tankima. Kas niimoodi lähevad sportlased siis võistlema või? Läheb, Anette!
kannata ära. Läheb. Hoog ülesse nüüd, hästi, tubli oled, hästi. Anette, ilus oled. Pane. Viimane ring hakkab peale kohe. Hästi. 44, 43. Hästi. Hästi, Anette, nüüd pilbast.